Tere tulemast vaatama järjekordset Kuu TV saadet. Mina olen Aleksandra. Ja mina olen Jürgen. Vaatame üle, mida huvitavat tõi meile jaanuarikuu. Jaanuarikuu lõpus külastas meie kooli Tartu linnapea. Mida ta aga täpsemalt rääkis, saame kohe teada. 22. jaanuaril külastas meie kooli linnapea Urmas Klaas, kes pidas loengu abiturientidele teemal Tartu linn ning selle areng. Ja laiem eesmärk on ka see, et Tartus rajada filmipaviljon, see on selline black box, suur maja, vaikleks raadil, kus siis saab neid filme teha ja filmistuudioks kujundada siis, kui ilmastik ei luba väljas filmida. Me valmistame praegu ette uut riigihanket 2 aasta pärast. On Tartus uus hanke, tulevad uued bussid ja meil ei ole plaan minna tasuta ühistranspordi peale, sellepärast, et tasuta tegelikult ei ole mitte midagi, vaid see sama maksumaksja maksab selle niikuinii kinni ja millegi teise asja arvel. Esmakordselt toimus Kristin Äkk-Petersoni gümnaasiumis õpilaskonverents teemal, millest muusikatunnis ei räägita. Üritus oli peamiselt suunatud muusikahuvilistele. 28. jaanuaril toimus meie kooli õpilastele mõeldud muusikakonverents. Peale Kromets-Paali avasõna ning moderaatorite Joonatan Toomiste ja Michael Mursajevi vaimukat sissejuhatust sai sõna Madli Lehiste, kes tutvustas publikule viiulit ning selle mängimise eripära. Ja viiulil on 4 keelt, kõige madalam keel on G-keel, siis tuleb D, järgmine N ja siis tuleb E on kõige kõrgem. Ja siin on siis virblid, millega saab häälestada ja on ka veel peenhäälestajad. Järgmine esineja, Chris Kattel, tegi elektrikitarride ajaloost põgus ülevaate. Ja leiutas esimese kitarri George Beauchamp ja muutus vajadus nõudlus suureks elektrikitarridele siis, kui džäss hakkas õitsema. Elektrikitarre ei olnud kuulda ja oli vaja tugevamat heli saada. Joosep Eendra andis soovitusi, kuidas kirjutada hea mõttega laulu. Igal laulul peab olema mingi mõte, et mis sind just selle hetkel kõnetab või oletame, see peab olema mingisugune eesmärk, mida selle laulu tahad nagu öelda. Kui oletame, kui sul on mingi emotsioon, oletame, sa oled kurb, siis sa teed kurva laulu. It all comes to me like deja vu. I've been here before, but I don't know what for. Vahepalaks mängis Arnold Milichin. Robert Kurm hüppas tagasi 60-ndatesse ja kihutas koos Beatlesitega läbi nende bändi ajaloo. Ainuüksi 57. aastal oli tervel Inglismaal kokku 5000 bändi. Just Liverpoolis, kus Beatlesid tegutsemist alustasid, oli 200 bändi. Nii et lavale saada oli üpris keeruline. Tutvustas punkbände Blink-182 ja Green Day. Selline bänd loodi 1992. aastal. Nii, selle loojateks oli siis Tom DeLonge ja Mark Hoppus. Ehk siis esimene neist mängib praegu kitarri ja laulab
ja teine mängib basskitarri ja ka laulab. Margret Tigane rääkis oma kogemustest seoses muusikakooli ja erinevate pillidega. Muusikakoolis on 4. aastal on esimese astme nii-öelda lõpueksam. Ja kuna ma olin mänginud tolleks ajaks gruppveidi umbes 2 aastat, siis tõesti otsustati 3. klassist tõsta nüüd aastat tagasi, kuna ma olin seda nii-öelda vähe õppinud. Muusikaõpetaja Anu-Meil Illu naerutas publikut vaimukate juhtumistega muusikavallas. Tavaliselt on niimoodi, et oi, Illo on jälle kihvtud ja et oi, et küsib tema käest küsimusi ja kuule, kas banaan see on eruditsiooni seisukohalt indiviid? Kas banaan see eruditsiooni seisukohalt indiviid võib ignoreerida abstraktse mõtlemise kriteeriumina? Ja siis Illo valmistab pettumuse, ütleb jah. Kõik teame, et kas küsimusel on jah või ei. Lõpuks jõudis kätte kauaoodatud aeg, kui saabus väliskülaline Hardi Volmer, kes rääkis kõrgprofessionaalsest isetegevusest popmuusikas. Professionaalsus ja professionalism on ennekõike popmuusikas, mis on mõningate teiste kultuuraväljunditel isegi vaata, et veel suhteliselt hääs seisus, sest et muusika on kergemini edastatav, kergemini söödav ja nii edasi. Ürituse lõpus toimus arvamuspaneel, kus moderaatorid esitasid osalejatele küsimusi. Mis te arvate, kas sellise konverentsi korraldamine tõstab noortes huvi muusika vastu? Ma loodan, et minu esimene seda ei pääsi. Kindlasti tõstab. Aga asjad peavad tasakaalus olema, sellepärast olen kutsutud, et natuke stabiliseerusele seda meeletut vaimustust. Ma usun, et ikka seepärast, et kui sul on endal huvi muusika vastu, siis siin oli päris palju huvitavat informatsiooni. Aga ei, ma arvan, jah, ikka tõstab. Jah. See Nikker liigub eriti kiiresti midagi. Pean ka vist nõustuma eelnevalt öelduga. Muusikateemaga ka jätkame. Kas teid on kunagi huvitanud, millist muusikat kuulab meie kooli direktor või millist muusikat üldse kuulavad noored? Selles kohe järgnevas videolõigus. Seoses muusikakonverentsiga küsisime inimestelt, mis on nende lemmikbänd ja mis muusikastiil nad kuulavad. Mis on teie lemmikbänd? One Direction. Meie mees. Scorpions. Minu lemmikbänd on Kuldne Trio. Ma ei teagi. Need on nii palju. Skillet. Terminaator. White Stripes. Mis muusikastiili üleüldiselt kuulate? Mul on selleks poppi ikka ja heavy metalit. Noh, pop jazz, metal. Üldjuhul rocki. Üldiselt mul ei olegi mingit stiili, aga mulle meeldib mingi niisugune uimane. Mulle meeldib ikka rohkem niisugune kärtsu ja mürtsu ja nii edasi. Indie-rocki ja rocki, siis natukene räppi ja hip-hopi. Rocki, poppi, umbes. Seda, mis tuleb Power Hit Radiost. Blues. Küsitlusest võib järeldada, et meie kooli õpilased kuuluvad rocki, poppi ning hip-hopi ning leidub ka õpilasi, kes naudivad džässi ning klassikat. Alates sellest kuust on QTV's uus rubriik Meie inimesed, kus tuleb juttu huvitavatest õpilastest meie koolis. Esimeseks külaliseks on Andrea Marta Teesaar, kes veetis aasta Lõuna-Koreas. Tere! Minu nimi on Kevin ja selle kuu saates on meil Andrea Marta Teesaar, kes oli vahetusõpilane Lõuna-Koreas. Marta, kaua sa seal olid? Pea aasta aega. Kus sul tuli üldse selline idee minna vahetusõpilaseks ja miks just Lõuna-Korea? Eesti elu oli väga ükslõine igav. Otsustasin minna Aasiasse, tutvuda sealse kultuuri ja keelega. Aga kuidas tähistatakse Lõuna-Koreas pühi? Otseselt pühi ei ole või ei tähistata. Näiteks uusaastat ei olnud, jõule ei olnud minu peres. Kõik lihtsalt magati maha. Aga kui kiiresti sa kohanesid sealsete tingimustega? Missugused tingimustega? No näiteks, kuidas sa said hakkama koolis esimestel nädalatel? Esimestel nädalatel oli väga raske, sest ma ei osanud korea keelt. Hiljem hakkas juba tulema ja oli kergem.
kuidas on sealse koolikorraldusega, hindamissüsteemid ja nii? see on 4 korda aastas on eksamid ja ülejäänud aastasid siis õpitakse selleks. Ütleme nii, et väga suur erinevusi meie kooliga ei ole? Ei ole, ainult õpetamisviisid on erinevad. Palju sa sealt sõpra leidsid ja kellega veel praegu suhtled? Kuna nemad ei oska nii palju inglise keelt, siis oma vanusid sõpra väga palju ei olnud. Rohkem olid vanemad korvpallitiim ja hetkel suhtlen rohkem klassikaaslastele. Korvpallitiim, kas sa tegelesid seal korvpalliga? Ja ma tegelesin korvpalliga, aga pidin minema meistrivõistkonda, kuna tüdrukud sporti ei tee põhjules. Ahah, päris huvitav. Aga kuidas sul oli seal hinnetega laud? Hindeid mina ei saanud, kuna seal ei olnudki tööd, ainult eksamid ja eksameid ma ei pidanud tegema. Kas sul oli sealt raske ära ka tulla, kui olid juba aasta aega olnud seal? Koolis mul väga raske ära olnud tulla, sõbrad jäid maha. Korvpallitiim on lihtsalt armas mulle. Aga tahaksid hetkel tagasi minna sinna? Aga suur aitäh sulle, Mart, et jagasid meiega oma kogemusi. Minu poolt kõik, nägemist! Kamsaamida on ja edasi ja... Nagu näha, oli jaanuarikuu väga põnev ja sündmuste rohke. Aitäh vaatamast meie saadet ja näeme juba järgmisel kuul!